Художественный коллектив «Миемис» представляет новую видеокассету типа караоке. Инструкция по использованию видика типа караоке «Миемис». Сначала мойте руки, откройте пленочку, засунь кассету в видик. Когда появятся слова, начали петь. В главных ролях Рисалу, Терляп, Маргус Мэттус, Вахур по кличке Парада, Паул Метсик, Уткин в эпизодах, Мель Гибсон к черту и члены Найс-хора. Dubleerinud filmistuudio Tallinnfilm, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Herman Vahtel, toimetaja Luule Žavaronov, näitlejad Ellu Puudist, Ester Pajusoo, Mati Klooren, Malle Peedov, Mel Gibson, Sharon Stone, Jaanus Orgulas, Elle Kull, Tin Riid, Mika Häkkinen, teksti luges Ain Jürisson. Karjatsi Estonets hääletab tee ääres. Venelane sõidab ligi, peab kinni ja eestlane saab aru, et tuleb vene keeles rääkida ja küsib, et Извини, тут Аллenu далеко. Не, совсем рядом. Садись, поехали. Eestlane istub autosse ja sõidavad tunni ja sõidavad tükki teist ja jupi kolmandatki juba. Eestlane hakkab nihelema, küsib, et no слушай, тут Аллenu далеко. Теперь далеко. Ivan ja Maarja jalutavad metsas, käsikäes on õnnelikud ja korraga kargab põõsastest välja Kükloob. Ründab neid ja loomulikult Kükloob kui tõeline mees, olend, jookseb Maarja poole. Vaesekestel ei jää enam midagi muud üle, kui panevad seda siledat männipuud üks ühe teine teise puu otsa. Kükloob vaatab all, vaatab siia sinna, hakkab ronima selle puu otsa, kus on Maarja. Maarja karjub suures ahastuses, Ivan, помоги! Ivan, помоги, сейчас изнасиловать будет! Иван ütleb stoilise rahuga teise puu otsast. А ты ему говоришь, что у тебя голова болит, что ты устала. Kord Pihva kandis võtsid 2 vanaid porgandeid üles. Tõmmanud ühe paraja Jurika maast välja, hakkab üks neist haledalt nutma. Teine küsib, mis sa nutad? See porgand tuletab mulle mu kadunud Petkat meelde. Mis? Nii suur? Küsib esimene. Ei, nii must. No, 2 venda lennukis sõidavad Läänemere kohal. Desantlased, vaja varsti hüppama hakata. Istuvad selle, teine ütleb sõbrale, et kuule, õuna tahad. Miks ka ette, annab selle õuna, krõbistab selle õuna. Sireen käib ära ja uks läheb lahti, hüppavad siis alla ja ei ole sünge lendavad. Teeme selle küsib, et kuule, õuna tahad või? Ei noh, anna või? Võtab siis õuna ja hakkab sööma. Siis hakkab mõtlema, kuule, kas sa neid õunu kogu aeg võtad või? Sinu selja kotist loomu. Räägi veel mingi lugu. John ja Mary olid raudteel vahekorda astunud. Rong tuli. Rongijuht nähes raudtel lebavaid inimesi, annab vilet ja pidurdab. Annab vilet ja pidurdab. John ja Mary ei lõpeta. Lõpuks saab rong suure hädaga mõnikümmend sentimeetrit enne Johni tagumikku pidama. Algatatakse kriminaalasi. Kohtus. Kohtunik küsib. John, kas te nägite, et rong tuli? Nägin küll, kohtuniku härra. Miks te siis ei lõpetanud? Vaadake, kohtuniku härra. Mary oli tulemas, mina olin tulemas ja rong oli tulemas. Pidurdab see, kes suudab. sõjaväesteks.
sõjaväes rivistatakse kõik vennad üles õhtusel rivistusel ja kindrali vend tuleb ette ja pass pisku kohe. Petrov! Jaa! Sidorov! Jaa! Kardrumbov! Jaa! Padrakalujev! Jaa! Хагурахуяя, я, Междромаганамаштушпаслая, я, нихуя себе фамилия, я. Mul tuli üks lugu meelde. Samamoodi, grusiin läheb teie restorani Venemaal või, ütleme Peterburis, vanasti Leningradi. Tahab teed tellida, eks ole. Tahab ühte teed, aga vene keeles oskab ainult 2 ja 3. Ühte ei oska. Ongi siis, kutsub официант дорогой. Принеси мне 3 чай. И 2 моментально обратно. Saigi ühe tee kätte. Kohtus on lahutusprotsess. Kohtunik küsib soliidselt meesterahva käest, miks pärast siis lahutad? Mees ütleb, ta ei sobi mulle. Selle peale tõuseb tagant reast püsti ämm ja karjub, mis kõigile teistele sobib ja nüüd järsku sinule ei sobi. Läinud kord eestlane Moskva linnas. Kuhu? Läinud kord eestlane Moskvas kurikuulsasse Praha restorani. Ettekandja tulnud ligi, toonud menüü ja küsinud, et eestlane ei osanud seda menüüd ju lugeda ja küsib, et sto u vas jest. Kelner kapanud minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane mõelnud, et noh, ju see siis nii peabki olema. Võtnud lahmaki ära ja kelner vaadanud, kehitanud õlgud, a sa kus sa võtta budješ? Eestlane küsib jälle, et sto u vas jest. Kelner kapanud minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane lahmanud sisse, mõelnud, et nii peabki olema ja juba tunneb, et hakkab mõjuma ja kelner küsib ka, et no, a sa kus sa võtta budješ? Eestlane küsib selle peale, et a sto u vas jest. Kelner täiesti kuradi hullumas ja kappab minema, toob jälle 100 viina. Eestlane paneb sisse ja mõtleb, et mingi jõle jama koht ja tõuseb püsti ja ütleb, et no ja bassol. Kelner teeb selle peale juba jõle kurja nägu, ütleb, et hotte bassol. No platit все равно надо. Seda anekdooti teate, et 2 hüpnotisööri saavad kokku. Üks ütleb teisele, et näitage, mis sa oskad. No mis ma kurat, vana mees, näed seal kurat, pargipingil istuvad noormees ja neiu. Täpselt 3 minuti pärast see noormees tõmbab neiu endale sülle ja suudleb teda kirglikult huultele. Täpselt 3 minuti pärast noormees rabas neiul kinni, tõmbas sülle ja suudles teda kirglikult huultele. Noh, ütleb uhke hüpnotisöör teisele, näitage, mis sina oskad. No mis mina, vaata, näed seal 3. korrusel köögiaknas põleb tuli. Täpselt 3 minuti pärast lendab sealt televiisor välja. Täpselt 3 minuti pärast ei juhtunud mitte midagi. Hüpnotisöör pingutas ja pingutas. Tuli köögiaknas hakkas kord kustuma, kord süttima. Näha oli, et keegi sebib see edasi ja tagasi. Hüpnotisöör pingutas nii, et silmad jooksid nina peale kokku. Kuni lõpuks lendas köögiaken lahti. Higine maika veel meesterahvas pistis pea välja ja hüüdis. Da нет у меня телевизора, понимаете? Jänes Põder Mutt mõtlesid, et davai, tõmbame kurat Ameerikasse lesta. Jehhat. Davai, tõmbame lesta. No, plaan tehtud, emigreeruma. Jänes äkki mõtleb, et kuule, stopp. Niisama see asi ka ei lähe. Nimed tuleb ära muuta, muidu kurat on mingi jamada. Kõik on nõus, davai, muudame nimed ära, tipp-topp. Aga mis nimed tulevad? Jänes ütleb, lihtne ju. Jänes, noh, paneme, mina olen Jänn näiteks. Põder on Põnn. Selle peale Mutt ütles, kuule, ma vist ei tule.
Uusrikastest on kõige lihtsam anekdoot, kutt läks sünnitusmajja ja teadis, et naine on rase. Läks sünnitusmaja ukse taga ja tegi kuradi kopp. Uks tehti lahti, küsis, kas mu naine sünnitas. Da, родила 4200. Нет проблем. 1000, 2000, 3000, 4000. Вот sulle 200 ka. Sõn. Eks ole? Kaks meest tõmmasid litsimajja. Läksid litsimajja, 50 krooni pappi ainult. Koputas turvavest tema ukse lahti. Čo надо? Čo можно за 50 крон? Čo можно? Идите в кустах, сосите друг друга и все. Läheb mingi aeg mööda, jälle uuesti litsime ukse taga. Suur koputus, samad mehed. Turvamees teeb ukse mahti. Vaatab täpselt samad mehed. A čo? Aplatit kому, a? Vähe rõlge oli, aga... Jukul Matas, no keskajal oli ikka tugev 2. No ikka ülitugev, ütleme, et 1. Ütleme otse välja, mis me siin... Saavad siis mingi 10 aasta pärast kokku õpetajaga. Juku tundis õpetaja ära, õpetaja tundis enam-vähem Juku ka. Juku, sina või? Kuidas sul siis läheb ka? Ja mis mul lähen, ma olen nüüd ärimees, tead. Sina ja ärimees, endal oli Matas jumalast 2, tead. Ei no, mis 2, eks ole, noh. No aga kuidas sa siis äri teed? No mis ma siis ikka äri teen? 1 ostan, 4 müün, see 3% mind täiesti rahuldab, tead. Nii, kallid lapsed. Kuumad riikrauda, ärge jätke sisse. Pange see omale kõrva taha. Triikraud või? Kõrvad. Nii, lapsed, ärge mängige kirvega, raiuge see endale pähe. Aga mul on üks päevakohane anekdoot. Maapankur istub Raekoja platsil suures telgis. Kogu Eesti rahvas on järjekorda kogunenud. Hansapankur tormab ligi, vaatab õudne järts. Ei viitsi järjekorras seista, uusrikas nagu ta on, trügib väljaspool järjekorda sisse, vaatab maapankur. Annab 2 krooni, võtab 1. Annab 2, võtab 1. Hansapankur vaatab, ütleb maapankur, et tõstoo, sa oled ju lollakas, see on ju sitt äri. No, sitt äri küll, aga selle eest milline käive. Vampiir läheb mööda metsa. Vaatab, ilus noor naine on puu külge seotud. Kolleeg seisab kõrval. No mis, hakkad vägistama või? Lööd siis hambad kõrri või? Ei saa, mul polegi hambaid. Kuidas sa siis elad? Kuust kuusse. Aga mul on üks küsimus teile, poisid. Mis teile rohkem meeldib, kas seks või jõulud? Ei, mulle meeldivad jõulud, sest nad on tihedamini. Vene uusrikas tõmbas Porschega keset Moskvat sihukese käbla. Tõmbas käbla ära ja see, kellele ta käbla sisse pani, tuli uksest välja. Вы что? На мою машину? Ну что на мою машину? Смотрите, у вас же Порше. Моя Порше. Чего вы Порше? У вас руки нету. Ой, мой Rolex. Моя Rolex. Ma räägin ühe sõjaka anekdoodi ka. Stirlits jookseb mööda Stirlits jookseb mööda Turuplatsi. Stirlits jookseb mööda Turuplatsi, vehib mõõgaga ja karjub Parublju, blädi! Blädi kidajut Parublju jubegut. Kaks pedi käivad pargis ringi ja niisama tuuslavad ringi ja üks ütleb teisele äkki, et kuule, vaata, naabri taks tuleb, et istu ruttu maha. Ei tea, mis pärast nagu maha pean istuma. Kuule, tal on jõle külm ninares. Mees läheb arsti juurde, arst küsib, mis teil viga on. Mees ütleb, et või, mul on suus mingi jama. Teege suu lahti, mees teeb suu lahti, arst vaatab, ütleb,
kuulge, teil on ju keel koledasti pinde täis. Kuidas see küll juhtuda võis? Mis siin aru saada, ütleb mees. Ma jäsin eile ööveldamata laual õllekannu ümber. See on perre väike mees ja no kõik tipp-topp, aga juba aasta möödast ei räägi ühtegi sõnaga. No lähevad arsti juurde, mõtlevad, no et vaatame üle, vaatavad üle siis väikse mehe ja noh, ikka on vahest nii, tead, läheb aega ja no okei. Lasteaed käes juba, šef ikka ühtegi sõna tead ei räägi. Mõtlevad, no ei tea, mingi pull, aga üks päev õhtul tead, poiss ütleb kodus, baabuška. Normaalne, järgmine päev vanaema surnud. Mõtled, et kuradi jama räägi. Aga rohkem sõnu aga ei ütle ja poiss juba koolis ja äkki ütleb kodus üks päev, deeduška. Järgmine päev deeduška surnud. No, karm värk. Läheb mööda juba, poiss juba keskkool läbi ja üks päev ütleb, papa. No isa mõtles, no selge, minek. Võttis venaide käest rahad, kõik värgid. Kukkus jooma, pani nädala, pani 2, ei midagi. Ei kuku kuskile. Tuleb koju tagasi, vaatab, kurat naabrimees maha maetud juba 2 nädalat tagasi. Ma ei tantsi mitte kunagi, ütleb neiu oma kaaslasele. Miks, küsib noormees. Tantsimisest võib saada laiad jalad. Ma ei uju samuti. Miks? Ujumisest võib saada laiad õlad. Noormees vaatab neiut tükk aega ja küsib. Vabandage, kas te ratsutate väga palju? Väljavõtte meie mehe trummari päevikust. Esmaspäev, kõht on tühi. Teisipäev, kõht on tühi. Kolmapäev, sain ühe altuura, teenisin natukene raha. Neljapäev, mitte midagi ei mäleta. Reede, mitte midagi ei mäleta. Laupäev, kõht on tühi. Pühapäev, kõht on tühi. Mees on lendur ja tuli reisult maha, tõmmas nosu täis ja läheb kodu ukse taha, koputab. Naine tuleb vastu, kes on? 234, paluks maanduda. Kao sinna, kus õhku tõusid, ei ole siin midagi. Ütleb minema, enam-vähem hommiku saab kaineks, tuleb tagasi. Koputab jälle kodu uksele. Naine küsib, kes on? 234, tahaks maanduda. Ei saa, Boeing pole veel tõusnud. Püsige õhus. Ära köhi midagi. Sega kaardid ära. Siuke lugu juhtus, et Vahur läks ükskord poisiga poodi. Tõsta korralik. Milline Vahur? Ärge muutukem isiklik. Okei. Teeme ilma. Kahur. Kahur läks ükskord pojaga poodi. Ja poiss kadus ära riiulite vahele ja tuli... Passimees või? Meie Vahur või? Ei. Kahur või? Kahur. Kender. Aga võtame algusest Valge pilliga mängib. Võtame algusest peale. Et ükskord üks mees läks pojaga poodi ja poiss kadus riiulite vahele ära ja tuli hetke pärast 3 kondoomiga tagasi ja küsib, et isa, et mis see on, noh? Ja et mis see ikka on, et see on niisugune turvaliseks seksiks nagu niisugused abivahendid ja et, aga mis need siin 3 on? No sellepärast, et see on nagu õpilastele, noh, et üks reedel, üks laupäeval, üks pühapäeval. Kutt tõmbas udu, tuli natukese pärast 6 pakiga tagasi. No issi, aga mis see nüüd on siis? Noh, tead, see on sama asi, aga see on nüüd niimoodi, et see on nagu üliõpilastele, et 2 reedel, 2 laupäeval, 2 pühapäeval. Kutt tõmbas jälle udu, tuleb 12 pakiga tagasi natukese pärast ja küsib, et issi, no mis see on? No tead, see on nagu abielumeeste teema, et 1 jaanuaris, 1 veebruaris, 1 märtsis ja nii edasi. Selge.